Täna on Kaitsekodul taas aeg testida ja testime täna Kaitseliidu noorteorganisatsioonide kasutusse jõudnud HAVU8 telki. See ei ole selle telgi kokkupanemise õpetusvideo, aga me proovime seda siiski kokku panna. Ja proovijaks on võitleja Asso, kellele see tõepoolest on esimene kord kokku panna ja kui tema saab sellega hakkama, võib küll öelda, et siis saab igaüks sellega hakkama. Ja ta teeb seda üksi. Nagu te siit juba näete, võitleja Asso tegutseb. Eks ikka selle telgi kokkupanemine hakkab siis selle telgi lahti võtmisest. Siin kõigepealt võtab need telgi kaks poolt lahti, laotab laiali, et nüüd siis omavahel ühendada nukuga. Praegu ta tegutseb ilusti, las ta tegutseb, ärme teda väga segame, ta võib ära ehituda. Selle telgi juures on nagu hästi hea asi on see, et tegelikult midagi väga valesti teha ei saa. Et kui sa oled juba kord aru saanud, kuidas mingi asi millegiga ühendub, siis nii on ühendatud, on üks võimalus asja kokku panna. Aga kuidas tal läheb? Kui ta on need telgi pooled omavahel ära ühendanud, siis nagu ikka tavatelkidelgi tuleb vaiad panna. Selle vaiade kohta võiks küll öelda seda, et see kotitäis vaiu, see kaalub, ma ei tea, peaaegu sama palju kui need telgi presendid, mis omavahel kokku pannakse. Et kui millegi kallal tahaks norida, siis see on see üks koht. Aga teadaolevalt on saada ka sellele kergemad vaiad. Ja see käib siis niimoodi ringi ratast, tuleb need vaiad paigutada. Ja sellel telgil, mis praegu, mida Asso siin kokku paneb, et sellel näiteks põhja ei olegi. Seelik seal alla, see läheb sinna telgi alla sisse, see siis takistab neid kahjusisse, mis iganes. Ja kui need alumised vaiad on pandud, siis tuleb panna see keskmine post. See on selline mõnus post, teleskoop post, käib siis kolmeks jupiks kokku või lahti. Ja tuleb see siis sinna telki sisse, keskele üles lükata, et selle tarvis on seal siis 2 aastat, väga lihtne seda teha. Peaks ka igaüks hakkama saama, Asso saab hakkama. Ja kui see keskmine post on sinna ära paigutatud, siis on aeg pingutada need ülemised vaiad ära ja samamoodi ringi ratast ja neil on hea süsteem see, et sa võid nüüd panna tegelikult suht suvalisele kaugusele telgist, et see, kui alguses telk lokendama, sellest pole midagi, et nagu te näha võite, siis tegelikult annab neid pingutada pärast väga lihtsa käeliigutusega. Ja jällegi väga hea disainlahendus on see. Kui see telk on nüüd, need vaiad on ka pingutatud, siis tuleb viia ahi sinna telki. Ahi on ka väga lihtne lahendus, jalad käivad alt klõps lahti, seal on juba see tulerest sees ja sellega ei ole probleeme. Mis võib tekitada probleeme, on see korsten, mis siis on plekist tehtud, rull, see tuleb lahti rullida ja siis
pikku pidi kokku rullida. Tal on väga teravad ääred, et kui te seda teete, siis palun kasutage kinda, et mida paksemalt, seda paremad. Ja kui te olete lõpuks selle kokku pudinud, eks siis tulebki see korsten ka sealt sellest spetsiaalsest, selle jaoks jäetud avast püsti ajada ja põhimõtteliselt ongi see telk sul koos. Selle telgi selline positiivne omadus on see, et seda annab veel ka lahti voltida, et sul on sees rohkem õhku, sest et kinnises olekus praegu suvel on ta üsna umbne. Ja Asso voldibki selle telgi lahti, kui ta tahab. Ja me võime öelda, et Asso sai hakkama ja saate teiega hakkama, et selles mõttes jah, see test tõestas, et see telgi saab üksinda üles suhteliselt umbes poole tunniga. Asso, kuule, aga näita meile ka, kuidas seal see telk seestast välja paistab. Tulge vaadake! No võt, selline see telk on siit seespoolt, et ruumi siin on. Lebamatt mahub siia mitme mehe jagu või naise jagu. Siin on ahi sees. Ahi on sellise mõnusa disainiga, et siia annab peale toetada ka mingisuguse pudrupotikese. Ja kui pudrupotika siia panna, siis teisele poole sama koha peale saab panna näiteks teekannu. Et on jälle väga mõnus disain, et Põhjamaa inimesed teavad, mida põhjamaalises kliimas vaja on. Ja siuke kubane olemine siin ongi. Tulnud vaata.